Tere kõigile Elustiili saade TV3-s, mina olen Mark Anatoli Ein. Käib uus hooaeg ja teiega koos me oleme Tallinnas kesklinnas Rahvusooperis Estonia, kus täna toimub suurejooneline Vana Tallinn gala. Nagu alati, me räägime säravate külalistega, esinejatega ja naudime hetki. Alustame kohe praegu. Elustiili saade jätkub. Kaspar Mänd meiega koos, tere õhtust. Tere õhtust. No teatris on õhkkond alati väga põnev ja see teatrimaagia on siin majas alati sees. Täna õhtul toimub siin Estonia teatrisaalis Vana Tallinna gala, mis on selline traditsiooniline hooaja alguse gala, kus kuuleb siis säravaid, vägevaid katkendeid erinevatest ooperitest. Ja meil on siin Rahvusooper Estonia orkestri ees suurepärased solistid nii meie oma teatrimajast kui ka külalistena väljaspoolt. Rahvusooper Estonia on Eesti ainus rahvusooper, ainukene ooperiteater Tallinnas ja meil on väga lai eriline repertuaar, meil on balletti, meil on oopereid, meil on Wagnerit, meil on Verdit, Puccinit, Mozarti oopereid, et see läbilõige kogu ooperiliteratuurist on väga lai ja miks ooper ikkagi üle sajandite jätkuvalt on populaarne ja kõnetab inimesi, sest et need emotsioonid ja need tunded, mis ooperimuusikast saadakse, need ei saa kusagilt mujalt. Need emotsioonid on suuremad kui elus ja samas need ooperilood ju need räägivad tunnetest, elust endast. Nii et ma arvan, et inimesed saavad siit nii tugevaid emotsioone, aga ka võib-olla peegeldusi oma enda elu ja eksistentsiaalsete küsimuste kohta. Ma soovin Eestile edukat ja head jätkuvat aastat ning kui tunnete, et millestki on puudus, siis kuulake muusikat, see lohutab, see kosutab, see annab jõudu. Mirjam Mesak meiega koos, tere õhtust. Tere õhtust. Nii tore teid näha siin Rahvusooperis Estonia ja milline õhkkond täna siin? Ja aitäh, siin on tõesti nii tore jälle tagasi olla. Suurepärane on olla koduteatris ja ma olen väga elevil juba kohtuda publikuga. Täna õhtuks on meie dirigent Kaspar Mänd pannud kokku nii vahva kava, et seda on täitsa lust kuulata, et ise ma olen natukene ka kade, et kuidas mina ei saa nüüd istuda saalis ja seda kõike nautida, et selle võrra ma olin proovides, istusin alati saalis ja kuulasin oma kolleege, et ma arvan, et tuleb üks väga-väga vägev õhtu. Ma arvan, et eriti praegusel ajal, kus on tõesti nii keerulised ajad maailmas, siis teater on selline tore koht, kuhu põgeneda selle kõige eest ja nautida ilu ja lõbu ja naeru ja kõike, mida võib-olla argielust puudu jääb. Teatris on tõesti üks selline sõnu seletamatu maagia, et ka mina ei suuda täpselt öelda, mis see on, aga midagi selles teatris on, mis meid kõiki siia tagasi kutsub ja ka kergematel ja raskematel aegadel siia saali istuma ja meid ka lavale, et selles on midagi, see publiku ja esineja vaheline sümbioos, mis tekib ja see on ka see, mis kunagi ei kordu. See, mis täna õhtul saalis juhtub, see ei kordu sellisel kujul mitte kunagi ja see on ainulaadne asi. Mina sooviksin kõigile rahu ja rõõmu väikestes ja suurtes hetkedes, et me naudiksime seda, mis meil on ja et me väga hoiaksime teineteist. Elustiili saade ja Vana Tallinn gala TV3-s jätkub ja meiega koos Valeria. Tšau, tere õhtust. Tere õhtust! Täna meil toimub Vana Tallinn gala, mis juba traditsiooniliselt avab hooaega ja nüüd ka juubelihooaega 120. Et tavaliselt see annabki mingi särtsu ja energiat hooaja avamiseks nii terve meeskonnale, töötajale, artistidele. Eks siuke ilus särtsakas pidu on alati hea algus. No kindlasti nagu ikka meil tulevad esietendused nii väljaspool, nii väga klassikalised, nii ka Eesti omasid.
ja kindlasti rohkem infot te leiate Lifestyle Baltic uues ajakirjas. Teie soovid kogu Eestile! Tulge teatrisse! Ja olge meiega koos TV3-s! Vana-Tallinn gala jätkub, me oleme Rahvusooperis Estonia. Tere õhtust! Tere õhtust! Milline siin õhkkond täna ja mis üldse täna toimub? No see on üldse selline huvitav sündmus, sellega me alustame tavaliselt oma hooaega sellise galaga, kuhu siis on kõik kutsutud nautima seda, kus me esitame sellist nagu repertuaari, mida me üldiselt, eks ole, ei esita, aga siia on kutsutud igasuguseid külalisi ja ma ütleks, et see õhkkond on väga glamuurne. Me näeme väga huvitavat sellist rosoljet erinevatest siis ooperitest, nii hittidest kui ka natuke vähem tuntumatest asjadest, aga üldiselt jah, väga ägedad külalised on meil kutsutud, et saab kindlasti väga põnev olema. Palju õnne meile, selline traditsioon ja 120 aastat on ometigi meil seda ooperit siin tehtud, et see on väga lahe. Mina olen sellest osa olnud, ütleme, et ma tulin siia, kui ma olin umbes 8-aastane, ma liitusin siin poistekooriga, siis ma hakkasin laval erinevaid asju tegema, et see maja on tõesti minu jaoks teine kodu ja siin ma olen enamus oma elu veetnud. Aga jah, meil on palju uusi tükke tulemas välja ja see 120 on kindlasti väga juubelihõnguline. Ja teie soovid kogu Eestile? No olge ikka rõõmsad ja ärge olge üksteise vastu vaenulikud. Ja olge meiega koos TV3-s. Elustiilisaade jätkub, oleme Rahvusooperis Estonia, see on Vana-Tallinna gala. Räägime külalistega. Evelin, tšau, tere õhtust! Tere õhtust, Anatoli! Mis täna siin toimub ja milline õhkkond? No mulle tundub, et see on sügishooaja avamine, et Vana-Tallinn gala suurepärane glamuurne üritus. Miks teater on nii populaarne? Minu meelest igal riigil peab olema oma rahvusooper ja meie Estonia teatrimaja on ju ka suurepärane koht, mida külastada, et see on ikkagi selline ooperi tähtsündmus minu jaoks. Mood, muusika, ilumaailm, kus me seda leiame? Kindlasti uues ajakirjas Lifestyle Baltic. Ma arvan, et te saate siit palju inspiratsiooni, et see räägib natukene minu elust ja hobidest ja kõigest sellest, mis aitab hoida meid harmoonias ja balansis ja teeb meid elujõulisemaks, aktiivsemaks ja edukamaks ja ka ilusamaks. Sa tead, nii palju erinevad trendid on moes praegu. Siin on nagu lemmik moe või ilutrend? No ma arvan, et ilutrend on alati see, mis toob esile teie kõige paremad jooned, mis paneb teid särama, et mis toob esile just teie loomulikku ilu. Et see on alati moes ja trendikas. Ma soovin kogu Eestile ja rahvale, et hoidke positiivset meelt ja uskuge paremasse tulevikku. Ja olge meiega koos TV3-s. Elustiilisaade jätkub TV3-s. Katrin Sangla meiega koos, tšau, tere õhtust! Tervist! Õhkkond on pidulik, sellepärast et see on ju avaetendus kogu hooajale. Estonia teatris on suur juubel, 120 aastat. Miks teater on nii populaarne? No tegelikult see on ju kultuurikants ja kõik, kes tarbivad kõrgemat kultuuri ja klassikat, ma arvan, et nad leiavad alati tee siia. Ja tegelikult ma soovin võib-olla kogu Eesti rahvale, et kui teil on sellised pisikesed soovikesed, et nende Eesti rahva isiklikud pisikesed soovikesed hakkaksid täituma. Ja ma arvan, et sellest saab kogu rahvas õnnelikumaks. Et su soovid täituksid. Ja see on kuldsad sõnad ja olge meiega koos TV3-s. Maaten meiega koos, tere õhtust! Tere õhtust! Vana-Tallinn gala on juba muutunud traditsiooniliseks Rahvusooper Estonia hooaja avakontserdiks. See toimub nüüd siis 13. korda
nii et õhkkond on väga pidulik. Minu jaoks see on nagu maagiline õhkkond teatris ja varsti on juba uus hooaeg ja suur jubel, 120 aastat. Esiteks ootavad meid väga huvitavad lavastused. Nüüd meil algab 120. hooaeg, aga järgmisel sügisel on siis 26. aasta sügisel on Rahvusooperi juubel, professionaalse teatri 120. aastapäev. Teie soovid kogu Eestile? Ikka õnne ja et Eestil läheks ikka väga hästi. Olge meiega koos TV3-s. Vana Tallinn Gala jätkub, räägime külalistega, tere õhtust! Tere, Anatoli! Milline on tänne õhkkond? See on suur Vana Tallinn Gala. See on suur Vana Tallinn Gala, mis tõesti juba 13. korda aset leiab ja ma ütlen nagu ausalt, ma arvan, et mul on 10. aasta, kus ma seda külastan ja see on absoluutselt hooaja ava- ja tippsündmus. Kõik on ilus. Siin on, ma arvan, hästi palju selliseid kompleksseid asju, et kuna eestlane ei ole väga nagu usuinimene, siis mingi asi peab ju midagi kompenseerima, et tegelikult ilus muusika, teater, kaunid kunstid on see, mis inimest ikkagi nagu hoiab ja inimese vaimu elavana ja ärksana toidab, nii et mul on hea meel, et Eesti teatril ja Eesti Rahvusooperil läheb hästi. Ja sinu soovid kogu Eestile? Kindlasti tulge teatrisse, tulge Rahvusooperisse ja nautige ilu. Tulge teatrisse ja olge meiega koos TV3-s. Elustiili saade jätkub TV3-s, Vana Tallinn Gala ja ainult suured staarid. Anu Sagim, tšau, tere õhtust! Tere õhtust! Vana Tallinn Gala on selles mõttes eriline, et siia inimesed tõesti tulevad justkui galale. Nad riietuvad, nende meeleolu ja kogu see atmosfäär on väga galalik. Ja minu meelest Eestis on suht vähe selliseid üli üritusi, et võiks nagu rohkem olla. Ta on ikkagi legendaarne. Mõelge, mis siit majast on läbi käinud, kes siin majast on läbi käinud. Et ma arvan, et kui sa üleüldse mõtled millegi fantastilise, suurejoonelise, glamuurse peale, mis sul tuleb esimesena meelde? Rahvusooper Estonia. Sinu soovid kogu Eestile? Inimesed, ärge muretsege, nautige elu ja tähistage elu oma kõige kaunimates sulgedes. Elustiili saade TV3-s. Praegu me oleme teiega koos Tallinnas kesklinnas hotellis Kalev Spa, kus toimub professionaalne üritus ja foorum, aga praegu on meiega koos ürituse korraldaja Svetlana Lebedeva. Tere! Tere kõigile! Tšau, Anatoli! Milline üritus täna siin toimub ja milline õhkkond? Today is very special day. The official event brand ABG Lab and my company, we bring Estonia new cosmetic line. Today is amazing program of 2 parts for my colleagues, for doctors, for beauty specialists, and special guest, Dr. Jana Yutskovskaya. The new cosmetic line by ABG Lab is based on modern science, international experience, and it is already trusted by professionals worldwide. From today, it becomes available also for the doctors, beauty specialists, and for everybody who live in Estonia.
our clients and patients. Our mission is simple: to bring safe, effective, and innovation solution that help professionals in this work and give people a new way to take care of the skin and keep healthy and young. Ja teie soovit kogu Eestile? I thank everyone who will share this moment today with us ja olge terved ja ilusad! Elustiili saade jätkub TV3-s, aga praegu on meiega koos professor Jana Jutskovskaja. Tere, hello! Nice to meet you. I am happy to see you in your country. What kinds of atmosphere tonight if we're talking about this event? Atmosphere is a future, beauty and healthy. And I think that it is a very beautiful place. And it's very interesting hotel for us because all women want to be very beautiful, very healthy and very lucky. That's why this place, this country and these doctors is very comfortable for me and for the future, what about we speaking. You see, program is most important for today, that this is scientific program. This is for the doctors, for aesthetics, who working with women every day and speaking about health of the skin. Program about topical healthing of the skin and about some product for injection. And very interesting that we're speaking about dermatological people, about dermatological problem, about disease. And sometimes I think that this is future what we may do now. Today we're speaking only about scientific product. This is first of all cream, some position for the skin, and the doctors recommend this product for the patient with different aging. Today we're speaking not only about topical product, but for injection too, because this is very important for today if you want to be healthy in future. This is injection and this is topic product. You see, you have very beautiful women in your country. In your country, woman is very lucky and a very nice position for the healthy. That's why I recommend for everybody, stay yourself, because this is the future. Be yourself. Secret power, first of all, this is coming to the clinic of cosmetology. Why? Because this is professional product. That's why doctor must speaking with you, must see your skin, and after recommend you only for you, very personality, this product. And what you would like to wish to Estonia? Your country is very beautiful and your woman is very beautiful. And when I come into you, I think that this is most beautiful place over the world after my motherland. But you see, your woman must thinking about health first of all. That's why you must know that cosmetology, this is doctor dermatology, and this is very good quality of the product for you. That's why future, this is scientific product for women. Olge meiega koos TV3-s. Vana Tallinn Gala jätkub, räägime artistidega. Tere õhtust! Tere! Suurepärased õhkkond, nii palju inimesi, kõik on õnnelik, rõõmsavad, naeravad, super kõik. Muidugi see aaria oli absoluutselt naiselik, jah? Sellepärast kõik naised armastavad ehted ja briljantid. Safiirid, no kõik. Teie soovid kogu Eestile? Armastus, õnne, edu, rõõmu ja tulge palun teatrisse, toetage meid ja nautige. Olge stiilsed, moodsad ja tulge teatrisse ja kindlasti olge meiega koos TV3-s. Vana Tallinn Gala jätkub, tere õhtust! Tere õhtust ka minu poolt! Milline täna õhkkond?
täiesti elektrit täis. Saalis oli hämmastav õhkkond tõesti, ma vahepeal kuulasin ise, olles oma laulu ära laulnud, publik oli täiesti nii-öelda, võiks öelda, tagajalgel. Ma arvan, et alati on sinna valitud suurepärased solistid, suurepärane muusika, mis juba loob sellise hea tausta, siis lisada sinna veel hea orkester, hea dirigent, suurepärane publik, tilgake Vana-Tallinnat ja ongi juba suurepärane kontsert olemas. Mis me oleme täna juba laval näinud? Sellel hooajal on ainult olnud meil siin Nahkhiir, nii et sellel hooajal tuleb nii-öelda eelmise hooaja tükkidest veel kohe järgmine nädal Carmen, siis tuleb Hispaania tund, Figaro pulm, vana klassika. Kuulake head muusikat ja tulge Estoniasse. Teatris näeme. Ja olge meiega koos TV3-s. Elustiili saade ja Vana-Tallinn Gala jätkub, räägime artistidega. Hello and good evening. Hello and good evening. Thank you for having me. How do you feel to be here and take a part of Vana-Tallinn Gala? It is an honor to be a part of the 30th year anniversary of the Vana-Tallinn Gala and 120th of the Estonian National Opera. And for me, it's a pleasure because I am the principal flutist of this wonderful opera. And exactly this August, it is my 1-year anniversary in Estonia. So I'm very honored. Thank you. Why theater is still so popular? Because we have wonderful artists, we have a wonderful culture of coming to the opera, we have great programs, we have programs for everybody, young and old, and I think this is something that is very special in particular about this opera house. What you would like to wish to Estonia? Many more wonderful years ahead, full of music and culture. This is what I want to wish. Yeah, and of course stay with us on TV3. Elustiili saade jätkub. Hello and good evening. Good evening. Nice to meet you. How do you feel to be here and take a part of Vana-Tallinn Gala? I'm first time here, so I feel wonderful. Thanks to Helen, of course. She invited me for the gala concert and for the Escamillo, for the Carmen performances, 2 performances next. I will be singing Escamillo. It is my role debut. So the first time I will sing in Estonia Escamillo. So I feel really nice. I'm welcomed here by all the people and everybody really nice. I'm really enjoying my time here. You have really nice orchestra, you have really nice soloists. I think that some of the soloists were for house, some are guests. You have, they're young, should I say. They're younger than me, most of all. You have a really nice orchestra. I hope I heard some recordings of Carmen. You have really nice choir here. The acoustics is nice. I will see when I'm on a stage without this podium, but the acoustics is nice, people are nice, and it's enjoyable to be here. I think that is the key of your success. Elustiili saade TV3-s jätkub. Tere õhtust! Tere! Kuidas teile meeldis ja milline õhkkond täna õhtul? No väga meeldis, see oli suurepärane algus hooajale ju, et sellel hooajal see oligi minu esimene etteaste ja fantastiline, et sain seda teha Estonias, kodumaal. Me oleme siis meie poolt teises pooles, ma arvan, et kõige need särtsakamad asjad oli, et ma esitasin natukene Carmenit, siis meil oli Rossiinit, meil oli väga selline kelmikas tertsett. Ma arvan, et see on selline hea koht, kuhu tulla ja paar tundi siis tõesti kogeda midagi hoopis teistsugust ja minna hoopis teise maailma ja unustada absoluutselt kõik muud mured. Ja teie soovid kogu Eestile? Rahu, õnne, armastust. Ja tulge teatrisse! Kindlasti tulge teatrisse! Rahvusooper Estonia ja Vana-Tallinn Gala, aga täna see on kõik, mis me saime teile näidata. Jälgige meie Instagrami ja YouTube-kanalit ja veel infot te leiate Lifestyle Baltic uues ajakirjas. Teiega oli Mark Anatoli Ein. Näeme juba järgmisel nädalal TV3-s Elustiili saates.